See film on päevakirurgia osakonnast, et meie patsientidel oleks turvaline operatsiooni käik. Kui olete oma raviarstiga teinud otsuse ja teile on määratud operatsioon päevakirurgia osakonnas, annab arst teile kas täpse operatsiooni aja või paneb teid järjekorda ja operatsiooni aeg teatatakse telefoni teel. Vahetult enne operatsiooni kutsutakse teid veel kord õe visiidile ning määratakse vereanalüüsid ja südame EKG. Enne operatsiooni peate käima ka narkoosiarsti vastuvõtul. Operatsioonile eelneval päeval sööge harjumuspäraselt ja puhake, magage normaalse pikkusega ööuni. Õhtul enne operatsiooni või operatsioonipäeva hommikul käige võimalusel duši all ning võtke oma ravimid, mis on eelnevalt anestesioloogiga kokku lepitud. Operatsioonile tulles ei tohi te põdeda palavikuga haigusi ega hingamisteede infektsioone. Kuus tundi enne narkoosisoperatsiooni on teil keelatud süüa ja juua piimatooteid ja viljalihaga mahla. Võib juua piimata kohvi, teed, selget mahla ja vett. 2 tundi enne operatsiooni on keelatud ka kõik joogid. Soovitav on, et keegi saadab teid haiglasse või tulete taksoga, sest pärast narkoosisoperatsiooni ei tohi te juhtida autot, et ise koju sõita. Sisenedes haigla peauksest, suunduge paremale, jälgige päevakirurgia osakonna suunaviitasid. Aatriumist möödudes pöörake purskkaevudest paremale ja sõitke liftiga C5 3. korrusele. Olles saabunud liftiga päevakirurgia osakonda, esitage oma isikut tõendav dokument kliendi teenindajale ning teid registreeritakse haiglasse. Õde juhatab teid osakonda ning palub selga panna haiglariided. Isiklike asjade ja enda riiete jaoks on igale patsiendile lugustatav kapp. Õega kohtumise käigus esitatakse olulisi küsimusi, mida päeva jooksul võivad küsida veel mitmed meditsiinitöötajad. Teie ees- ja perekonnanimi, mis operatsioon on plaanis, kas olete söönud-joonud, kas teile on teadaolevaid allergiaid. See korduv küsitlemine on vajalik teie ohutuse tagamiseks. Kohtumisel kirurgiga saate esitada veel kõik operatsiooni puudutavad küsimused. Te allkirjastate nõusoleku operatsiooniks ja kirurg markeerib lõikuspiirkonna. Operatsiooniks ettevalmistamise käigus paigaldatakse teile vajadusel veenikanüül ning alustatakse vastavalt arsti korraldusele valuraviga. Vajadusel raseeritakse lõikuspiirkond. Õde juhatab teid operatsioonituppa, kus teid võtab vastu anesteesiaõde. Pärast operatsiooni jälgitakse teie tervislikku seisundit ärkamispalatis. Kui olete ärganud, viiakse teid voodiga osakonda. Pärast operatsiooni kohtute kirurgiga, kes räägib teile tehtud operatsioonist ja annab korraldused edaspidiseks. Enne kojuminekut tuuakse teile kerge eine, saate jalutada osakonnas ning käia tualetis. Õde nõustab teid haava- ja valuravi osas
ning saate kaasa kirurgi kirjaliku kokkuvõtte haigusloost koos ravisoovitustega. Vajadusel kohtute füsioterapeudiga, kes annab juhised abivahendi kasutamiseks. Kui te tunnete end hästi, teil pole valusid ja teile järele tulev täiskasvanud saatja on kohale jõudnud, võite minna koju. Pärast narkoosis operatsiooni ei tohi te ise juhtida autot. Paluge, et teile lähedane inimene tuleks teile järele ning oleks teiega järgmise hommikuni. Kui te peaksite vahetult enne operatsiooni haigestuma, andke sellest kohe teada kas erialapolikliinikusse või helistage numbril 617 1529. Regionaalhaigla päevakirurgia osakonnas teeme aastas üle 4000 operatsiooni. Üle poole neist on narkoosis, ülejäänud lokaalanesteesias. Valmistame oma patsiendid hoolikalt ette, et operatsioonil käik oleks turvaline ning igale patsiendile kohandatakse just tema operatsioonist ja eripäradest tingitud operatsioonijärgne turvaline periood kodus.